Tees on Messi Ekspress. Saate toob teieni Kuulbet. Tere hommikust, Janelle. Tere hommikust, maailm. Tere hommikust, maailm. We're back. We're back. Nagu me ei oleks täiega kaua ära olnud, aga me ei ole. Tegelikult ei ole. Lihtsalt kuidagi ise oled vahepeal nii palju asju teinud, nagu me käisime reisil, siis olid jaanid, siis nüüd on juba nagu post-jaanid. Nüüd on post-jaanid juba. Ja kuidagi lihtsalt on olnud mingi rollercoaster, nagu mul on siuke tunne, et mul on mingi 5 kotti kodus ja lihtsalt ootab unpackimist. Nagu ma pean tööd ka veel tegema. Tahaks nutta lihtsalt appikene kui palju asju. Ma tean, ja minust kõige overwhelming osa ongi see, kui sa võid hakkama lahti pakkima asju ja see võtab lihtsalt nii palju energiat ja siis saad nii palju asju, nii palju vaja pesta asju. Jaa, aga see pesemine on mida ma pesen, aga nagu ma pean kõik ära pesema, sest et ma ei tea, mul on siuke asi, et kui teate, no ma rääkinud sellest bakteri asjast on ja iga kord, kui ma reisi käin, nagu vahet ei ole, mida sa kannad või mida sa ei kanna või nagu mingid riided võib-olla jäävad puhtaks on aga nad puutuvad kokku teistega või? Aga kuna esiteks need puutuvad kokku teistega, siis need on kohvris olnud ja siis teine on see, et need on olnud võõras kapis. No sa tõstsid kappi, ma ei tõstnud. Et jaa. Kõige naljakam, teate, ma sain aru väga hästi sellel reisil, kui erinevad inimesed meie ja Peppiga olema. Just, mina ja Peppi käisime siis Barcelonas ja me magasime eraldi tubades ja siis Peppi tuba oli siuke kohvriteed lahti pakitud, kõik oli kappi pandud, kõik oli väga ilus, puhas, kõik oli nagu kodu ja siis oli minu tuba. Kohver laksti maas, kõik asjad vedele. No täiesti nagu mingi üks äärmus ja teine ja siis vannitaas meil oli nagu 2 kraanikaussi. Minu kraanikaussi pool oli kõik asju täis nagu sinna ei mahtunud mitte ühtegi. Ma isegi ei tea, kas ma tegin pilti sellest või mitte. Ma just ei teinud. Aga see oli nii crazy, nagu kõik kraanikausi äärne, nagu ainult see kaus siis oli Jannul nagu tühi ja puhas. Plus olid veel all selles. Ja see suur sahtel ka veel. Lihtsalt kõik ümber selle kraanikausi oli lihtsalt täis mingi potsikuid, kreeme, keele, ma ei tea, kõik. Ma lihtsalt vaatasin seda enda, ma mõtlesin täitsa lõppenud, nagu mul oli täiesti tühi, mul oli mingi hambarisala, hambapasta on. No võib-olla, mulle meeldib, et kui ikka nagu silme all vaata. No mul oli toas nagu kõik. Sinule meeldis nagu riided lahti pakkida, mulle meeldis enda mingi skincare lahti pakkida. Ei, siis kui pakkisime lõpuks kokku asjad, siis ma läksin sinna vannitapas, vaatasin, wow, nagu see kraanikaus tundus nii palju suurem, sest see Janelle asjad kõik olid kadunud. Seal oligi ainult üks mingi, ma ei tea, need näolapid. Hambapasta ja hambar, jah. See oli nii naljakas. Aga ma ei tea, mul kuidagi on siuke, et ma mingi aeg, kui ma käisin Tartus koolis, siis ma pidin kogu aeg kohvris elama, sest ma elasin nagu hotelli, siis ma pidin kogu aeg sisse välja kolima, kogu aeg kohvris. Ja see ajas mind nii närvi, sest et lõpuks oli mul kohvris nagu siukest asja, mida ma ei, nagu talv oli juba, mul oli mingi, ma ei tea, suveriided veel ala, et kuna ma iga nädal, vahest mitu korda nädalas pidin käima selle kohvriga edasi-tagasi, siis ma ei jõudnud seda korralikult unpackida. Ja siis seal hotellis ka nagu ma olen ainult 2 päeva ja siis ma ei hakka seda unpackima veel. Ühesõnaga kuidagi see, et me olime nagu nädal aega, et siis see on nagu aeg, et okei, toime unpackin selle ja siis on nagu lihtne. Aga ma ei tea, Barcelona, kui kedagi huvitab, siis me täiega soovitame, ma arvan, minna. Tegelikult oli väga nagu ilus koht. Hästi palju on näha, ma arvan, et sellest nädalast nagu, kuna ma käisin esimest korda, Peppi käis vist teist korda, siis ma nagu tunnen, et sellest esimesest korras ma võib-olla ei nagu hoomanud seda kõik ära, mis seal nagu tegelikult on vaadata. Aga võib-olla ma ei tea, minus nagu see puhkuse eesmärk võib-olla oligi rohkem nagu rannapuhkus, et nagu päriselt puhata, sest et nagu ei jaksa kogu aeg vaata, nagu tamp on peal, et davai, kell 8 hommikul üles, et nii, hakkame minema kuhugi matkale, ma just ei jaksa. Plus veel see, et kui kuulsid, mis ilm Eestis on, siis olid mingi holy shit, ma pean nagu mingi päike võtta mind, tahan chillida niisama, nagu mitte midagi teha. Et see oli küll korraks nagu... See oli reality check. Jaa, sest muidu mõtled küll, et suvel nagu väga ei tahaks reisida, sest Eesti suvi on nagu mega mõnus, hippi suvi. Aga siis, mis ilm siin on Siuke. Vastik on ja siis
lihtsalt tahtsid seal nagu chillida ja mul on siuke tunne, et see jäigi meie viimaseks väikseks mingi see suvi, millega päevitada nagu. Jaa, ma ei kujuta ette. Jaanid olid küll väga nukrad. Aga nagu nad ikka on. Natuke nukrad. No, jah. Natuke ilusad. Tegelikult oli tore. Ei, no tegelikult päeval me oleme linnast eemal täiesti ilma internetiühendusest. Ja ei, aga teate, mis ma tahan veel rääkida sellest Barcelonast? Põhimõtteliselt, kuna minu lend läks varahommikul, siis tähendab seda, et ma pidin kell 2:30 ärkama, et lennujaama minna. Läksin siis lennujaama, onju. Esiteks see taksojuht viis mind mingisse esimesse otsa ja ma pidin kõndima nagu lõppu. Ma olin juba vihane, vaata, kell on 3 hommikul. Läheme sinna, siis Ryanair muidugi teeb selle, et ta lükkab kõik lennud ühte check-in line'i. See check-in line oli põhimõtteliselt, no ma tahaks öelda, et mingi 10 meetrit, kui mitte rohkem. Kui mina läksin lennujaama, siis ma nägin seda Ryanairil. Seda järjekorda mõtlesin, okei. Ja see oli veel nagu hommikul veel hullem, sest seal oli vist 6 või 5 lendu, mis läksid täpselt samal ajal, mingi 6:20 nagu. Okei, see selleks, kuna me jõudsime suhteliselt vara, siis me olime suhteliselt ees, nagu siis me saime selle kohvri ära anda. Muidugi kohver oli jälle üle, ma pidin neid asju seal jälle ümber tõstma. Ja siis lähme sinna security'sse. No seal hakkas full pull pihta nagu. Põhimõtteliselt seal oli ainult 2 seda security kohta avatud. Väravat. Ja seda väravat. Meil Eestis vist on ka ainult 2 kohta. Ja. Ei, meil on rohkem ikka, aga pigem see kui palju on avatud. Ja, igastes neil oli ka 2, aga te mõtlete, et see on Barcelona lennujaam, et seal ei ole nagu Eestis, et mingi kõnnid ruttu läbi, on ju. Siis oli 1 lahti. Alguses oli ainult 1 lahti muideks veel. Kõige äärmine. Siis seisin seal järjekorras, nagu ootasin, et security'sse saada. Siis ma mõtlesin, et me seal lõpus ei ole, et see, nagu see line läks aina pikemaks. Siis järsku läks see esimene kinni ja see tagant, kus need viimased seisid, see läks lahti. Ja ma lihtsalt olin nagu mingi no fucking way. Nagu, ja siis me seisime nagu järjekorra lõpus jälle. Ja siis ma juba pressisin ennast juba sinna ettepoole vaata. Ja siis läks jälle see esimene lahti. Ja ma siis olin lihtsalt nagu mingi, oh my god, ma olen täiesti hulluks, nagu kell on 3 hommikul, nagu mida te teete. Ja siis läks ikka veits aega ja ma arvan, et me läksime mingi 2, ma ei tea, 3 tundi varem lennujaama ja pärast oli lennuni nagu suhteliselt vähe aega isegi. Et selles mõttes võtka oma aega, et kindlasti kui te lähete nagu kuhugi mujale lennujaama. Ja muideks, kui te mäletate, siis Pepe rääkis, et nüüd kontrollitakse neid kohvreid, on ju. Eesti poole peal tõesti kontrolliti. Aga ma ei tea, nad skippisid lihtsalt mind kuidagi. Ja nad olid mingi fine. Sest ma nägin, et mingid inimesed nagu tõstsid oma asju ümber seal. Ma ei näinud, et keegi oleks maksnud tau selle eest, et nende kohver ei mahtunud või midagi. Aga nad tõesti kontrollisid ja see oli esimene kord, kui ma seda päriselt nägin. Aga samas oli ka Ryanair. Nii et teil kontrolliti? Airbalticul kontrolliti ka, jah. Päriselt pandi sinna kuradi vahesse see kohver või? Jaa, aga seal oli veel see ka, et kuna linnuk oli täiesti täis, siis nad pidid kuidagi vähendama neid kohvrite arvu. Siis niikuinii poleks nagu üles ramatud. Ja siis ma nägin, et ühel naisel nagu võeti ära. Õnneks, ma ei tea, mul oli ainult käekott on ja Nad vahel teevad ju tasuta ka seda, et nad ütlevad, et me pohhoilt tšekime. See oleneb täiega lennufirmast. Osadel on tasuta niimoodi, no näiteks, et ma ei tea, Lufthansa, Finnair, minu teadanud, nad on nagu on tasuta nõus vastu võtma su seda käsipagase kohvrit. SAS-iga on ka olenevalt lennukitüübist, mis tuleb, et kui on ühte lennukitüüpi, mis on hästi väike ja kitsas, siis nad võtavad lihtsalt ära, nagu sul ei ole valikut, nagu sa pead ära võtma, sest et sul ei mahu lihtsalt sinna salongi, aga see peab mingi maksma. Minu arust see on tegelikult normaalne, sest et tõesti vahel on nagu see, näiteks vaata on mingid Saksamaad ja sellised kohad, kui inimesed reisivad nagu 8-3 päevaks, vaata, et sul ei ole vaja seda suurt kohvrit, et miks sa maksad. Ja sul jääb see nagu alumine, see kohvrite hulk jääb nii tühjaks, et siis why not nagu, et tõesti vahel ei mahu need ära. Niimoodi, et sa istud esimeses reas ja sul kohver on nagu viimases. Nii et ma arvan, et see on ainuõige. Ise kui kurv nagu üha rohkem hakkab sadama. Nii õnned on istuda siin. Aga tegelikult täna me ei tulnud ainult oma reisist rääkima, vaid kuna olid just jaanid. Ma ei teagi, kas me räägime alguses. Kas me jaanidega siirdsime siia?
ma lihtsalt üritan tuua lihtsalt mehed tagasi kuidagi juttu. Et kuna oli jaanipäev, siis me nägime, kui lihtsad inimesed on mehed. Lihtsalt nagu sellised imeline vaatepilt, nagu andke mehele tööd ja välgu Mihkele üks paber. Ja ei, saate aru, see on niimoodi. Kuna vihma sadas jaanipäeval on ja õhtul siis see lõkke, mis me tegime, oli märg on ja siis mehed kõik, no lõkke või põlema panna jaanipäeval, eks? Ja siis kõik mehed kogunevad. Tegelikult see ei olnud isegi kõik mehed kogunevad. Kõigepealt kogunes paar meest lõkke ümber on ja kes üritavad siis seda käima saada, mingi väiksed papitükid, kuivad puutükid tuuakse on ja et seda kuidagi lõkke püsti saada ja vehivad seal nende kätega nagu tuult teha, et see tuli läheks nagu üles, eks. Lõpuks toodi mingi lehepuhur, siis vapšee läkski põlema on ja... No siis, see oli revolutionary point selle kogu asja. See oli tõesti nagu, kui tuli suur elavleek, eks. Ja siis, no kuna samal ajal oli, siis tehti sauna ja inimesed käisid ujumas on ja siis edasi-tagasi selle sauna ja veekogu vahel, siis lõkke oligi siis seal õues, et nende vahel. Ja siis järsku, kui see leek on üleval, siis kõik mehed tulevad ujumas saunast, tulevad niimoodi rätik ümber. Kõigil on rätikud või nüüd ujumisüksid ümber ja siis vaatavad seda tuld käed puus ja see on nagu mingi kurat poisid ära tegime. Ja siis ma mõtlesin, et vau, lihtsalt nagu kujutan ette, mis tõsta puust neile sellest kõigest oli, et nii suur lõkke. See oli lihtsalt nii naljakas, sest et meie olime nagu majas sees akna taga ja me lihtsalt vaatame, kuidas, no me vaatasime tervet seda protsessi on ja kuidas nad alustasid ja siis kuidas vehksid need papitükkidega ja lõpuks see lehepuhur ja siis kuidas nad kõik õnnelikult, nagu tõesti käed olid puus ja vaatavad ja imestavad ja on nagu mingi noogutavad kaasa, et ja super. Seda nagu, ei nagu lihtsalt ongi see, et just jaanipäeval tuleb nagu eriti hästi välja, et nagu lõkke, grill, ma ei tea, ja siis lihtsalt nagu suurtes kogustes juua miinus meesta nagu ja saunas käia muidugi ja siis kes on kõige kauem seal kuradi saunas on ja või kes esimesena välja tuleb. Aga noh, ma ei tea ja siis just kellegi, kes siin jälle rääkisime ka, et ma ei tea, naised on üksed ülemõtlejad, et oh my god, et mis ta sellest arvas või nagu, et issand, ma käitusin niimoodi. Kalja ta ei mõelnud mitte midagi nagu. Nagu mehed ei mõtle üldse, nagu selles pärast, et sa ei pea nagu muretsema üldse, kui sa midagi natuke nagu kuidagi imelikult teed või valesti, nad ei pane seda tähele. Ja selles mõttes nagu lihtsad mehed on lihtsalt. Aga ma ei tea, kas see, võib-olla see, ma ei tea, kas see on ainult Eesti puhul või välismaa mehed äkki on ma isegi ei tea, ma millegi pärast arvan, et nagu eeslastel on eriti vaata veel see kuidagi ajalooliselt tulnud. Kalevipojad. Peame nagu ise ära tegema või kuidagi siuke, et nagu jõu demonstreerimine näitab seda just, kui hea mees sa oled. Või kuidagi niimoodi. Oh my god, kas me räägime sellest sangpamidest midest ka? Võime rääkida ja me tahame äkki rääkida. See oli nii naljakas. Iga aasta nagu siuke traditsioon, et tehakse. See on siis nagu meie jaanipäev. Me ei ole üldse rääkinud, kus me oleme või nagu mis traditsioon. me oleme Janellega minu maakodus. Kui te arvate, et see on maakodu, siis see on mõis. To be exact, aga... Ja, ühesõnaga tulime jaanideks siia ja siis iga aasta sõpradega, kui Jaan teeme siin, siis on siuke traditsioon kujunenud, et teeme sangpommi tõstmist on ja siis see aasta veel üks kutt, kes on nagu alati võitnud, kes on väga tugevate kätega ja asju, kes on alati võitnud, nii kaua kui ma mäletan, siis ta jäi haigeks see aasta mingi kõhuviirus ja ta jäi kodus ja teised mingi yes, nagu it's my time to shine on ja siis tehtigi uued rekordid, aga see on nagu, te kujutate, et see on lihtsalt niimoodi, et nagu need mehed kordamööda käivad seda sangpommi tõstmas, ülejäänud kõik siis vaatavad, on ju, me loeme kaasa, elame kaasa ja nad lihtsalt peavad tõstma seda sangpommi, no see on ikka väga raske ka, see on mingi, nad alustasid kunagi ammu oli 30 kilo lausa, aga nagu siis enamus ei pidanudki vastu, et siis nüüd minu arust mingi 25-4. Nüüd on vist 24. Midagi sellist. Et ja, see on lihtsalt nii naljakas, kuidas nagu
jälle lihtsus vaata. Jaa, nagu tegelikult lihtsalt nagu demonstreerida oma jõudu, ma räägin. Ja siis oled nagu kõva vend. Ja meil, mis see rekord oli? See rekord oli väga palju. Nagu tavaliselt on olnud vist eelmine rekord. Minu vend tegi üle nüüd see, nagu ta veel oli esimeste seas, siis kõik nagu mida, uus rekord on ja see oli vist mingi 47 vist midagi sihukest. Ja siis... Tuleb mingi et kõik teised poisid olid nagu normaalse suurusega ja siis on üks vend, kes on nagu mingi 2 meetrit. Kes on reaalselt nagu kuskil musklimägi välja võetud. Mingi superhero. Ta on täiesti, jah. Ja siis tema tegi vapše üldse mingi 70. Ta keeras selle numbri teistpidi nagu. Jaa, reaalselt. 74 või mingi. Ja siis ta veel küsib ka, et palju peab veel tegema. Siis kõik olid nagu mingi veel. Ei, see oli crazy, aga nagu nii lihtne, mehed olid nii õnnelikud. Nad olid nii õnnelikud kõik ja kõik olid üksteise üle nii õnnelikud. Kui keegi nagu tõesti tegi oma mingi rekordi üle, siis olid juba kõik. Sa oled nii tubli. Aga jällegi, noh. Aga siis meest siis veel rääkis, nagu kuna mul oli üks sõbranna siin, kes on Austraalias tagasi ja siis on sõbranna, kes on Taanis tagasi ja siis me tüdrukutega ikka rääkisime meestest on ju, millest tüdrukud muidu räägivad, mitte millestki muust, üldse mitte kunagi. Aga siis tuli teemaks, et kuidas Eestist on mööda läinud see trend, et me ei kasuta Snapchati. No ma vapše nagu üldse ei kasuta, on ju. Ma tean, et inimesed kasutavad ikka, et nagu näidata mingi pilte, teha mingi videoid, rääkida midagi, on ju. Aga nagu chattimiseks. Tead, seda vist teevad nüüd nooremad, aga meie kuidagi skippisime selle üle, sest ma tean, et nagu mingi 18-aastased räägivad küll seal. Räägivad? Ja, kindlasti. Ma ei tea mitte keda, ja kui keegi seda ütleks mulle, et kuule, ma kirjutan sulle Snapis, ma ütleks, okei, kirjuta, aga ma ei vasta mitte kunagi sinna. Mul ei ole notification'id sees, ma ei näe kunagi. Kui sa kirjutad, siis ma võib-olla vastan 5 tundi hiljem, et sa mulle sinna kirjutasid. Ma vastaks nagu 5 nädalat hiljem, ma arvan. No ma ei tea, kas üldse käid seal, nagu ma ei kunagi ei saada sulle mitte midagi. Ja, ma tean, keegi ei saada mulle, siis kõik räävad, Snapi nägid või, siis ma mõtlen, kurat, kas see on veel trend. Aga samas tead, mulle meeldib nagu Snapchati puhul see, et ma saan nagu, kui ma olen näiteks sina ja mina näiteks elaksime ka ülikaugel üksteisest, on ju. Ja siis ma näen nagu mingid väikseid lõike su elust, et mida sa teed parasjagu või mida sa täna tegid või näiteks mul osad sõbrannad elavad nagu Hollandis, siis nemad saadavad küll suhteliselt tihti mulle mingeid asju ja siis ma olen nagu kuidagi kursis rohkem nende eluga. Sest et muidu on ikka see, et nagu me vahel ikka helistame nagu mingi võib-olla nädalas korra või iga 2 nädala tagant. Et siis nagu kuidagi jääd nii välja sellest või ma ei oskagi seletada. See on küll, kuidas ma olen kuulnud podcasti, kus see Snapi asutaja räägib, kuidas see kõik asi tuli ja kuidas nad said nii edukaks. See oligi see, et sa lihtsalt tahad näidata nagu seda realitit, et mitte seda, mis sul Instagramis on, vaid seda mingi üli simple asja ja et mega kiiresti, et ongi nagu mingi, ma ei tea, tegin dinneri või et ma olen jalutamas siuke ilm on või et ma ei tea. See ongi siuke nagu väike lõik su elust, mida sa näitad või mida sa currently teed. Nagu see on tore, see on nagu armas mõte, aga kui keegi hakkab sinuga chattima. No see on juba debilsus. Nagu... Aga tead, mis on veel debilsus? Miks meie ainsa riigina fucking Euroopas kasutame Messengeri rääkimiseks? Nagu kõik kasutavad Messengeri ja ükskõik kuhu teise riiki ma lähen, nad on nagu, et ma kirjutan sulle WhatsAppi. Ma mingi kalju ei kasuta WhatsAppi. Aga kusjuures see on väga huvitav, Eestis tõesti nad ei kasuta väga palju WhatsAppi. Aga kus see tuli? Ma ei tea, mul kuidagi on algusest peale, sest et nagu ma olen endal mingi sugulast sõpradega soomestada rääkin kogu WhatsAppi. Ma tean, Soomes on ka WhatsAppi. Et see on nagu minu arust okei ja see väga hea, minu arust väga hea äpp, mulle väga meeldib see. No ega tegelikult. Aga selle Messengeriga vist on see värk, vaata, et kuna see ei võta sinu telefoni mälu, on see nii või? Võtab ikka. See ei võta, nagu et kui sa mingid failid või asjad saadad, siis see läheb Messengeri serverisse ja võtab nende mahtu, mitte ei võta su telefoni oma. Ühesõnaga, ma kunagi lugesin selle kohta. Okay. Seal on mingi siuke teema. Aga tead, mis ma arvan, et see on asi veel, et kuna we're big on Facebook ka, siis sealt vaata, et sul on nagu kõik sõbrad connected. Mul ei ole ju kõigi numbreid. See on tõsi ja sa ei jaga ka vaata nii palju. Nagu pigem ongi, vaata, varem oli Eestis ikka see, et kohe tutvume on ja järgmine hetk lisasid Facebooki sõbraks, siis sa mõtled, fuck, nagu jälle. Sest kui sa vaatad enda Facebooki sõpru,
ma ei tea, seal on nii palju mingi 1000 sõpra on ja, Mul ei ole aga niimoodi. siis versus nagu see, kellel telefoninumbrid sul on, kes actually on sul võib-olla lähedamad sõbrad, kelle sa võid helistada, siis need on sul võib-olla mingi 20. Pluss vaata, Facebookist on nüüd väga lihtne leida inimene, nagu kui sa tahad kedagi otsida, no okei, nüüd enamasti me kasutame Instagrami selle jaoks, aga noh, ikka vahepeal Facebookiga. Pluss nagu, ma kasutan Facebooki isegi suhteliselt tihti, ma nagu mingid eventa näiteks vaatan sealt küll. Pluss veel sünnipäevad ka. Jah, true. Sünnipäevad ka, kui on mingi, kui kellegi sünnipäev ära on, siis on mingi, what the fuck, teil või kui sa ei ole kindel, kas tal on ikka sünnipäev, siis sa lähed kontrollid Face'ist vaata. Seda küll, jah. Aga mis ma veel Snapchatist tahtsime rääkida, oli see, et kuidas inimesed saadavad sinna paljaid pilte nagu. Õnneks ma võin vist käsi südamel öelda, et ma ei ole kunagi ühtegi saanud. Sa ei ole saanud? Okei, kas nagu full paljad või? Ei, lihtsalt kas või nagu mingi kerge. Jaa. Ei, ikka olen. Ma ei ole. Ikka olen. Mul on kuidagi väga vedanud sellega vist. Yeah. Sest et ma ei saa aru ikka sellest. Just nagu sellises vanuses, kus meie oleme nagu. Miks seda ikka veel tehakse? Nagu what's the point? Ja muideks, ma tean, et nüüd on ju Snapchatis on ka see, et sa saad raha eest teha. Ja, aga see on nagu... See on siis ka nagu OnlyFansi nagu... Vist jaa, sellepärast, et ma tean, et USA mingid creatorid, kes teevad ka OF-i, et nemad teevad küll Snapchati nagu mingid subscriberid asju. Jaa, oh my god, see on mingi räme trend, mis on tagasi tulnud, et mingi, et Instagramis jagatakse, et lisa mind Snapis ja vaata mul nagu seal full stories ja niisuke asi. Ja ma ei tea, kuidas see nagu töötab või kuidas nad seda raha sealt teenivad, kas Snapchat ise maksab neile seda raha või siis ma tean, et osadel on Snapchati videote sponsorid. Okei, siis sealt tuleb ära. Jah, et siis sa näiteks, kui sa teed mingi video selle sponsoriga, aga mõtle, kui easy see on fucking Snapchat. Nagu seal mingid videod teha ja sellest raha saada, nagu sign me up, nagu palun väga. Varti hakkab ja neile enda channelit tegema. Snapchatis. Kolime Messi Expressiga sinna. Mõtle, podcasti asemel, nagu me teeme iga kord mingi tunniajas episoodi on ja selle hekseldad ära nädalapäevadele. Iga päev saad natuke kuulata ja siis on nagu siuke Moneymaker, täiesti. Ma räägin, mul on business mindset täiesti olemas. Mul on täiesti olemas. Aga jaa, ma ei tea nagu... Aga Snapist rääkides, meil siin tuli nagu sõbrannadega välja see, et nemad on täiesti šokeeritud, kui on Eesti tüdrukud on ja siis nad on täiesti šokeeritud sellest, kuidas mingid... ma ei tea, töökaaslane, kes on ala 40-aastane, siis ta on mingi, ma räägin sinuga Snapis. Ei, okei, võt, see on imalik. No, sorry, aga kus see 40-aastane? Vanad oli, kui see Snapchat tuli, las ma mõtlen mingi 10 aastat tagasi või? Ta oli 30. Võib-olla isegi 15 aastat tagasi oli. 30. Palju oli, okei, samas, okei, 10 aastat tagasi 30 oli täiskasvanud inimene. Tänapäeval 30 on noor inimene. Me ei saa öelda, et tänapäeva 30 on sama, kes 10 aastat tagasi. Ja, täpselt. Ja ma olen nõus, aga lihtsalt kuidagi ta ütles ka, et see on seal täiesti normaalne, kõik suhtlevadki Snapis. Mis riik see on? Mul on vaja teada nagu. No üks on Austraalias ja üks on Taanis. Ja mõlemal siis sama asi, jah? Ja mõlema sama asi, et ma räägin, mul sõbranna on ja piloot ja siis ta ütles, et on niimoodi, et nad ootasid, on ju, et minna lendama. Ja siis vaatab see kapten, kes ongi kuskil 40-ish on ja teeb Snapis pildis, saadab kellelegi. Ja ta oli nagu mingi, oh my god, kutsuta kohe ära see. Aga ja siis teise sõbranna kogemus oligi see, et meesterahvas nagu chatib temaga, saadabki sõnumeid kogu aeg Snapis ja ma ei tea, mingi helistab selle kaudu, saadab pilte ja särgid. Fucking helistad Snapis, vaat see on juba haigus. Sorry, aga... Ma ei tea, ja siis, aga mul nagu kohe, kui ma kuulsin seda asja, siis ma ei mingi what the frick. Siis ta ütles, et jah, et tema ka ikka veel nagu nõuab seda harjumist on ja et see on tema jaoks võõras. Ja et kuidagi me oleme alati ju mõelnud, et Snap on siuke sketši koht, et kui saad varjata midagi, vaata, et siis sa suhtled seal. True, ja siis on kohe sul nagu mingi red flag, kui sa kellega timmid. True. Ja siis Snapis.
tõsi on, sest et Snapis on kõige kergem varjata asju. Yeah. Also tüdrukud, kui te tahate kunagi oma meest vahele võtta, siis vaadake ta Snapchati, seal kindlasti leidub midagi. Ja minust ka red flag on see, kui sul on nagu suhtes kutt ja talle snapivad nagu mingid tüdrukud, nagu ma võib-olla 1-2 sõbrannat, täiesti okei. Aga kui neid on nagu tüdrukud on juba mingi 5, siis on nagu, miks nad snapivad sulle, mida nad tahavad sinust? Ja nad ei ole su sõbrannad, siis see on minu jaoks imelik ka. Sest see on nagu siuke, et nagu Snapis sa saad ka nagu saata endast nagu thirst trap'e vaata, et nagu, ma näen hea välja nagu. Kusjuures ühel mu sõbranna oli niimoodi, et teda lisas sõbraks üks kutt ja siis keda ma nagu tunnen, siis ta kirjutas kohe mulle, oli nagu, kuule, mis kutt see on, vaata, et ma ei tea, on ja teda, aga ma vaatasin Instagramist ja follow'ta 11 ja nagu räägi mulle temast, on ju, et nagu et väga nägus ja siis hakkas kohe nagu snappe saatma talle ja vandot on ja siis ma ütlesingi, et me nagu ei tunne teda põgusalt, aga siis ta ütles, et mulle tundub, et ta on mingi player, et see snappi skoor ühesõnaga nagu mingi ma ei tea, kas on snappi skoor, aga ühesõnaga mingi siuke number, mis näitab, kui palju snappe saadab või kui tihti või mingi siuke. On küll olemas. Ja siis ütleski, et see on nagu nii kõrge, et ta raudselt saadab mingi 10 tüdrukule või 100 tüdrukule veel neid snappe ja siis nagu ütles, et siis see on kohe tema jaoks red flag. Jaa, sest et tõesti Snapis on see skoor ja ma ei tea, ma isegi ei tea, palju mul see on. Ma ei taha öelda, et see oleks väga palju, sest et ma ei ole ka väga big on that. Aga tõesti, sa saad seda jälgida, et põhimõtteliselt kui sa receive'id snappi, siis sa saad mingeid punkte sinna juurde ja kui sa saadad, siis sa vist saad rohkem. Okay. Ja kui see kogus on tõesti nagu massiivne, siis see on tõesti võib-olla mingisugune märk sellest, et sa oled tõesti player ja sul on väga palju inimesi seal. Mis on jällegi, ma ei tea, see on nii suur ikk nagu. See on nagu nii räme ikk mu jaoks. Kujutate, et see on mingi kutt, kuule mul on Snappi skoor mingi, ma ei tea, 10 miljonit, ma oleks mingi Kalja, hakkastuma. Okei, tšau. Ei, aga vaata ma tean, et kunagi oli see hästi populaarne, siis kui mina kasvasin Snappi, oli hästi populaarne see, et sul oli striigid. Ja siis saadeti kogu aeg, vaata neid striigi snappe nagu mingi saada vastu, et siis mul püsib see striik ja see mingi skoor on ja siis oli ka see, et ma ei tea, ma sattusin nagu peale ühe sõbra Snapchatile, kus siis ma vaatan, vaata, seal on need mingid nagu striigi taha tulevad need mingid emojid, et umbes, ma ei tea, kollane süda ja fire ja mingi emoji prillidega ja siis punane süda on ja whatnot. Ja siis, kui sa näed, et see kutt nagu snapib nii paljude inimestega, kellel on need punased südamekesed taga, siis mul oli kohe nagu, sul on nagu mingi 10 girlfriend'i veel, vaata. Jaa, aga see ega reaalselt minu arust on nagu hirmus. Ja seda on nii lihtne cheatimises kasutada nagu. Sest nagu see chat ju kustub ära. Ja aga tead, mis veel ma mõtlesin, et ma mõtlen, et kui ma chatin on ju, nagu selle eesmärgiga, et ma päriselt tahaks inimest tundma õppida või tahan temaga suhelda on ju. Et kui see on mu ainukene suhtlusvahend, siis mul need chatid ju kaovad ära. Jaa. Sa vist nüüd kunagi ei saanud seda muuta, aga nüüd vist saab jätta nagu chati ka alles, et see on ka variant. Ma ei tea, kuidagi see minu jaoks on nagu nii imelik, et ma räägin sinuga täna, ma ei jõua su rohkem vastata ja siis homme ma unustan ära, mis me rääkisime, mis me kokku leppisime. Ja siis ta ei ole enam. Ja siis nagu kaob ära. See ei ole real friendship, kui see on Snapis. Pepi ütles seda siin, et kui kellelgi on sõpru Snapchatis, siis see ei ole teie päris sõbrad. Ärge leppige vähem, aga küsige Messengeri või WhatsAppi. Nagu WhatsApp oleks kõige parem, sest siis sul on number. Ja mis teed sa numbriga? Tänapäeval noored ei helista või? Ei ju, keegi ei helista. Kõigil on see social anxiety helistamisega. Ma ei tea, ma olen täiega siuke, et ma helistan, vaata. Pepi ei ole mulle kunagi helistanud, ma tahaks öelda. Võib-olla 2-3 korda. Võib-olla reisil oleks. Üldjuhul meil pole vaja väga helistada. Okei, miks mina ei ole helistamist väärt? Me oleme kogu aeg koos. Aga ma olen küll kui võõrad inimesed ka nagu fuck helistada. Kas sa võtad võõraid numbreid vastu või? Ja ma võtan. Ma võtan ka. Ma ei
miks ma seda teen, aga ma ei tea, äkki keegi nagu ma mõtlen, äkki keegi nagu on äkki ma võitsin lotoga ma mõtlen nüüd ju sellele, ma olen oma miljonist ilma mõtle kui kurb pärast öeldakse kuskil telekast ja Lesilav ei vastanud telefonile ja siis ma nagu ja kindlasti sa läksid kohe miljonitest ilma. Ei, ma tavaliselt mõtlen selle peale, et kui keegi on hädas, vaata, või nagu näiteks, et ma ei tea, sul saab telefoni aku saab tühjaks, on ja ma näiteks ainuke number, mis sul peas on, helistad mulle, siis vaata, võõras number, ma ei võta vastu. Las ta olla. Siis sa oled, ma ei tea, kuskil, ma ei tea, kivil üksinda. Ei, seda küll, seda ma olen ka mõelnud ja ma olen mõelnud ka sellele, kui keegi satub haiglasse, vaata. Ja siis haiglast näiteks helistatakse mingile numbrile, et näiteks ma olen pandud mingisuguseks kontaktiks või ma ei tea, võib-olla ükski teine number ei vastanud või nad helistavad siis mulle, et ja siis ma ei võta ka vastu, vaata, ja siis on nagu, et okei. Sellepärast ma võtan ka. Ja vahest on, ma ei tea, võib-olla kullerid ju helistavad. Kuller ka ja keegi sa lilli sulle. Aga kui juures selle hädaabi numbriga seoses, siis kui ma olin ma käisin gümnaasiumis, käisin Tartus on ja elasin seal ja kõik mul sõbrannad olid juba 18 mul oli nagu natukene jäänud veel aga mul oli teise sõbranna dokument on ja mida ma kasutasin ja sa olid ka see girli, kes kasutas kellegi teise dokument ja siis ma jäin seal klubis, jäin vahele ja siis ta oli nagu, et mine koju vaata, aga et enne me helistame su vanematele. Et vanemad tuleks järgi sulle, on ja. Ja siis ma ütlesin, et kahjuks nagu, et vanemad ei saa järgi tulla, vanemad on nagu kuskil teises riigis elavad üldse, on ja et ma elan siin Tartus üksinda, ma ei ela üldse kaugel, nagu seal samas vanalinnas. Ja siis ta oli mingi, okei, et kes su vastutav isik on? Ja siis mõtlesin, mis kurat vastutav isik vaata, et ma ei kujuta ette nagu, kas peaks nagu ma teadsin, mu klassijuhataja ja mu ema olid rääkinud, et kui minuga midagi juhtub, siis nagu tema vastutab, siis ma mingi kurat klassijuhataja. Ma ei saa oma klassijuhataja helistada, on ja siis ma mõtlesin, et ma sõbranna vanematele ka nagu ei helistad. Ja siis oli see, et ühel hetkel tuli välja, et ta peab lihtsalt olema 8, nagu vähemalt täisealine vaata, kes vastab sinu eest. Ma mõtlesin, fuck, päriselt ka või? Võtsid saura sõbranna kõrvalt, oli nagu mingi et sa oled 18, kirjuta alla siia, vaata, nagu ma ei tea, mingi dokument oli. Ja siis tema oligi nagu vastutav isik mul ja ma kunagi hiljem, nagu see oli nüüd alles ma arvan mingi aasta aega tagasi või, ma vaatasin enda seda mingi eesti.ee või mis iganes asi see on, kus mul mingid andmed on. Ja siis ma vaatan, et mu vastutav isik lisaks nagu vanematele on määratud sama sõbranna ja mõtlesin, mis asja? Jumal haige, jah. Oh my God, kas sa saad seda ära võtta või? Ei no see oli nagu aegud juba, sest ma on täis ealine ja kui ma vaatan seda historit, siis vaatan, et ta nagu päriselt pandigi sinna vastutavaks isikuks. Seda küll. Mis kui haige, jätke rahule nagu. Ei, ma käisin ka kunagi sõbranna dokiga. No siis olid vaata veel mustvalged pildid ID-kaartid, et see oli nii lihtne ja et sa võid natukene sarnane olema. Ega ma käisin ka, aga ma käisin suht hilja, nagu viimased mingi, mis see 17, vaata tiksus nii kaua, et oh my God, millal see 18. Ja oligi see raske, et nagu sa oled 17, siis kõik ülejäänud olid mul juba 18 on ja siis saadki nagu, et kas sa jääd välja siis või sa lähed selle. Ja siis ma mäletan ühe korra, kui juba mina sain 18, siis ma laenasin ka oma vahele sõbrannale ja siis ta fucking jäi vahele sellega ka ja siis see võeti ära ja ma olin nagu fuck mees, see on mu ainuke dokument, nagu mida ma nüüd teen, ma pidin mingi sünnitunnistusega klubis käima. Tegelikult ka või, sa läksidki või? Minu arust ma läksin ja sünnitunnist nagu, mida ma teen nagu? Aga nüüd ma tean, et saab ka eesti.ee näidata. Ja nüüd on vist tehtud see ja tehakse vist mingi digitaalne ID-kaardi lahendus. No, ammu oleks võinud olla. Aga samas, ma mäletan, millal ma viimati ID-kaarti kuskil näitasin. See on märk. Nagu päriselt. Pole väga nagu käinud ka kuskil siukses klubis, kus oleks vaja, ma pole nagu väga ööklubis käinud niimoodi ainult baaris. Ma ei tea, kas seal stuudios käisin ja seal isegi kontrollitud. Ma ei tea, kas ma näen nii vana välja? Oh my God. Isegi kui ma käin nagu poes alkoholi ostmas, siis ei küsita nagu. Jah, aga mul ka ei küsita. Oh my God, peab väga vanaks. See on esimene märk sellest. Jaa, see on nii rõõmus. Võib-olla rohkem botoxit süstima igale poole.
ma ei tea, kusjuures ma ükskord käisin seda Soome, nagu kuna mul ei olnud ka vist dokumente, muid Eesti omad kõik aeg on ja need on nagu tegemises. Ja siis ma nüüd Soome oma ja siis ma sellega ei saanud sisse. See oli mingi, ma ei tea, 2 aastat tagasi või? Miks? Siis ma ei saanud sellega sisse. Ma isegi ei mäleta, mis case seal oli. Ma mõtlen, ma räägid vaidlasin. Nagu alguses... Kuidas need soomlased siis käivad? Mul oli veel see ka, et ta nagu rääkis muga inglise keeles, vaata, siis ma rääkisin inglise keeles kaasa, siis kui ta oli nagu mingi taas ei sobi. Sa mängisid kaasa lihtsalt. Ja siis kui ütles, siis sobis, ma eesti keelest mis mõttes ei sobi? Ja siis tõin nii segadus. Ma ei tea. Ma ei mäleta, mis teema seal oli. Keegi kallalist ei tahtnud sind sisse lasta. Võib-olla nagu, või jah, võib-olla oli mul nagu midagi, et ma ei tea, äkki ma olin liiga täis või midagi siukest, nagu, et nagu mitte, et mu passil on midagi viga, vaid see, et mina ei sobinud. Ma ei usu. Eestis ma arvan, lastakse igasuguseid sisse avust öeldes. Oh my god, seda ma kuulsin just ühte juttu, kus ühel sõbrad, 2 sõbrad siis, nad käisid väljas pööl ja siis ma ei tea, kuidas neil nagu nii lappe läks, et nad endappisid lennujaamas ja nad ostsid pileti. Ma tahaks öelda Varssavisse, aga see tegelikult vist oli Gdanskisse. Mis koht see on üldse? Poola üks linn. Mis teed seal nagu reaalselt lähed sinna nagu mingi? Tore. Ma ei tea, aga seda maksid 5 sotti lihtsalt sealt putkast. Ostsid piletid edasi-tagasi. Kalja, tõmmake mingi normaalne asja lahti, te saate kindlasti parem minna ka kuhugi. Ma ei tea, ma arvan, kui nad hommikul nagu kaineks said, siis nad olid nagu holy shit, mida ma vist tapaks ennast ära sealt. Nagu see Karli lugu, kui ta sinna Soome läks. Ja siis tegelikult on ju sellel ka PSH on ka minu arust juhtunud niimoodi, et ta ka kuidagi täispeaga Pärdega vist koos läksid kuskile Poola. Siis kui nad veel sõbrannad olid või? Ja, siis oli samamoodi ju. Ja kas mitte see video just ei levinud ka, vaata Maljuka stories üks hetk? Hea küsimus. Maljukast rääkides too. Ja palju õnne. Ma ei tea, miks me kutset ei saanud, aga võib-olla sellepärast, et me ei ole veel, me ei küündi veel selle kuulsuse levelini, mis seal need inimesed ikka kokku ültavad. Aga nagu väga suur sündmus oli tõesti. No Kaljad läksid tülli seal kuradi Õhtulehega ju. Sa ei näinud või? Põhimõtteliselt Õhtuleht siis saatis enda ajakirjaniku sinna Saku mõisa. Oli Saku mõis vist? Yeah. Saku, jah. Sinna luurama ja pilte tegema ja rikkusid mingi üllatuse ära sellele Maljule. Saad aru, kui väärakas või? Nad lihtsalt läksid sinna mingi kämpma ja valetasid, et nad on mingid tahavad mingid ruume rentida või mingi siuke teema. Ja siis klõpsutasid need kõik pildid seal üles ja panid mingi kuradi Õhtulehtena. Kalja mingi pulmapäeval ja siis see Malju tegi mingi hullud stories, et Õhtuleht me oleme tülis, ma ei ole teile enam mitte ühtegi pilti. Aga ma vaatasin Õhtulehe need fotograafid ikka vist kämpasid seal kuskil kuradi põõsas ja panid ikka pilte üles ja siis Malju pidi turvamehed endale palkama ka sinna veel. Saad aru või? See oli nagu mingi royal wedding. Nagu... See oli reaalselt nagu mingi royal wedding. What the frick? Nagu Eestis. Vaat sellest ma ei saa aru. Vaat kunagi oli need tegid ka siis kui see Padarite pulm oli. Vaata neil oli ka niimoodi, et nad kutsusid ise nagu kõik kohale nagu need meediaväljaanded, vaata, et kõik, ma ei tea, kroonikad. Mida see annab too? Ma ei tea, võib tahad exposure'it või whatever on ja, aga et see nagu ise kutsud nad. Aga teine on see, et nad reaalselt tungivad sisse ja valetavad, et tulla sinna. Nagu... Ma ei tea, mida ma teeks, kui nad rikuks ära mu üllatuse. Ma ei tea, ma läks nii närvi ja esiteks nagu, kui me mõtleme selle, et pulmad enamasti, tänapäeval enam mitte juhtuvad ühe korra elus, võib-olla 2 on ju. Aga nagu, you never know, võib-olla see on mu 1 kord ja sa mingi tuled ja rikud selle ära või? Kule, ausõna, ma saadan selle arves sulle selle pulmade eest nagu. Malju pulmad olid ka suht mingi 20 kilo või? Ma ei tea, nagu see on ebareaalne. Don't clock me on that. Nagu minust olid 20 või 30. Aga kuskil oli mingi komment. Ja vaata, ma nägin ka kuskil mingid uudist, et mingi koostööd ja asjad, nagu see pulm oli nagu mega suur. No tõesti. Muidugi me sisse ei näinud. No ja me sisse ei näinud, aga lihtsalt nagu nii palju, kui uudistes ja social mediast on ju välja paistis, siis tundus mega suur pulm ja... Kule neil oli see Austri, see nagu vaagen kõik suur. Ma nagu Kalja see juba maksab. Et siis nii haige nagu mõelda, et sa teed koostöö. Oma pulma nagu koostööna. Nagu, pulmad on nagu nii expensive välja minek, nagu mul on nii palju sõbrad abiellunud ja kui sa kuuled, siis kuidas nad panevad rämeda raha sinna alla.
ja siis sa kuuled, et tehakse nagu mingi koostööpulm. aastapulm, kus sul, ma ei tea, mingi šampust voolab ja mingi Austriad ja kõike ja siis aga kuuled, samas nagu see on nii kasulik, nagu what the hell, nagu sul jääb nii palju raha alles rahakotti tänu sellele, et sa lihtsalt teed mingit exposure'it ja võib-olla sa oled nagu mingi, ma üldse ei teegi seda exposure'it teile, vaid te lihtsalt sponsite mu pulma. No sest, et kui juba mul on pulmas nagu nii palju ma ei kujuta, et ma arvan, mingi 100 inimest oli see pulmas või? No kindlasti seal olid nagu ikka kõik Eesti kuradi top-vennad. Et kui sul on nagu vähemalt 100 inimest, kes on siuke mingi high-end inimesed, siis ma isegi ei pea nagu exposure'it pakkuma, vaid lihtsalt nad juba näevad. Nad juba näevad ja pluss see cash. Ma loodan, et rikkad inimesed jätavad ikka head kingid ka. Ma ei tea, mina kutsuks küll oma pulma ikka nagu mingid jõukamad inimesed, et siis on nagu head kingid vähemalt. Või ma ei tea, kas tänapäeval üldse viiakse pulmadeks kinke või? Muidugi viiakse. Ja aga kas sa ei ole üldse tähele pannud, et see mingi kingikultuur on meil hakkab ära kaduma, et inimesed tuleb 2 kätt taskusse sünnipäevadele või on šokeeritud, kui sa pead nagu, või sa kunagi ei pea tooma, kas see on viisakas, kas ta tehakse aina vähem. No pulmaga üldjuhul ikkagi, ma ei tea. Aga mida sa kingid pulmaks? Raha kingidki üldjuhul. Üldjuhul pruutpaar ise küsib ka, et pangalink on siin, kaljad. Kingitus mahub ümbrikusse. Ma teen selle PayPali. Oh my god, sa tuleb see pangalingi seoses. Sa tuleb ühel mu tuttav, üks mu sõbranna on kutsutud pulma. Nii. Kus kutsel oli kirjas, et tahad nagu, et kingitus mahub ümbrikusse on ja aga et kes tahab, siis võib teha juba nagu ette kingituse ja pandud see kuradi see link, pangalingid ja need rekvisiidid sinna, et siia kandke. Ja saad aru, mu sõbranna eest oli mingi, mis ettemaks? Nagu, kas ma maksan 2 osas sulle? Ma ei tea, see oli küll, ma esimest korda siukest asja kuulsin. No kõik minu sõbrad või kõik pulmad, kus ma olen käinud, siis nendel on lihtsalt, et ma ei tea. Kes ikka sularaha tahab nagu? Ümbrikusse raha. Mingi rahapesu skeem täiesti pulmad. Dirty money. See ongi võimalus. Aga aga ma ei tea, mis nagu kõige naljakam see, et tänapäeval nagu, kuna meil on inflatsioon ja kõik siuksed asjad, et siis mis see summa on, mis sa paned siin ümbrikusse? Kusjuures me just alles hiljuti rääkisime sellest, kuna ma käisin pulmas on ja siis oligi nagu mõtlesin, et palju peab andma on ja et varem nagu siis ma mõtlen praegu 3 aastat tagasi, siis panin nagu 100 euro on ja siis eelmine aasta juba panid 150, nüüd see aasta oli juba mingi 300 eurot või 200 eurot. Kala. Jah, nagu täiesti ulme ja kui sa tegelikult mõtled ära lihtsalt panema nime ümbrikule. Kui sa tegelikult mõtled, et kui sa peaksid üksinda minema vaata, siis on mega väljaminek. Teine on see, et sa ju, ma ei tea, sul kulub kleidi peale raha, soengu peale, meigi peale, mis kui palju sa ise teed on ja selle peale kulub veel raha, siis kingitus on ja seda mis kõige hullem on, ühel mu sõbral oli niimoodi eelmine aasta, et tema 4 sõpra abiellusid ja nad kõik olid nagu nii head sõbrad, et ta pidi kõikide nende 4 poissmeeste peol ka veel käima. Kujuta ette, mis väljaminek see sul on. Ma just rääkisin ühe sõbranna, kes ütles, et ma peaks SMS laenu võtma konkreetselt. Okei, ma ei tea, meestel ilmselt võib-olla on nagu odavam, aga nagu naistele on läinud need nii utoopiliseks, sa tahad nagu, ma ei tea mida, eks. Niimoodi, et mul just üks sõbranna rääkis, et tema üks tuttav käis tüdrukut õhtul, mis maksis, see oli 5 päeva kuskil Kreekas, mis maksis 2,5 kilo. Mida? Kogu see värk. Muideks, kui ma lendasin Barcelonas, siis oli ka tüdrukute ka tüdrukute mingi õhtu või ma ei tea, päev või nädal või mina ei tea, mis see toimus. Ja siis nad olid ka mingi, oh my god, sa ei tea, kuhu sa lendad. Kalja, igal pool on kirjas, kuhu sa lendad nagu. Suurelt oli Barcelona. Sealt olid seal mingi ma ei tea, kes selle kinni plekkis nagu. Ja siis vaata see ka, et me lähme näiteks, oletame meid on 4 on ju pluss pruut, et siis me 4 peame maksma veel nagu pruudi asjad ka kinni, sest et see on ju nagu üllatus talle. Tead mis ma? Mina näen seda asja niimoodi. Kui see on sinu pulm, sinu tüdrukut õhtu, siis sina fucking maksad selle. Miks mina pean sinu mingit üritust maksma? Nagu sa ei maksa ju minu sünnipäeva.
aga see on üllatus sulle ju. Aga siis on su üllatus, sul on mees. See on küll, nagu ma tean, et minul sõbranna tüdrukute õhtul, mis me tegime, siis me küsisime nagu, või tähendab, me ei küsinud, aga peigme siis pitches. No ilm nagu fucking selgelt nagu. Sorry, ma isegi ei näe, et minu nagu sõbrannad peaksid mingit raha seal alla panema nagu. Mis see point on? Okei, mees paksus kõik nime. Väga hea, kurat, ma hakkan tegema sulle sellised elureisi. Nagu sa võidki mulle elureisi teha ja ma arvan, et 3 kuuks. Ma ei võta endal mingit vaest meest nagu. Sorry, aga mul on temast 0 kasu. Esiteks, mis sa arvad, et ma tahan tulevikus maksta enda mingid kõik oma riided, kõik oma küüned, ripsmed, list goes on, on ju. Ma arvan, et üks hetk peaks olema mees inimene, kes annab mulle see raha, et mina saaksin ennast nagu ilusaks teha. Sa ei arva nii või? Ma pigem, kui ma saaks valida, siis ma tahaks, et keegi lihtsalt kinnistaks, et mul on kodu olemas ja ma ei pea kodu pärast muretsema. No, okay, nagu ma ei peaks maksma, ma ei pea muretsema mingi, oh my god, talvel meil on kütteperiood nagu nii kallis, et ma pean enda kulusi vähendama, on ju, selleks, et me saaksime, ma ei tea, arved ära maksta. Aga vaata jällegi. Pigem on see, et see, mis sa teenid, siis sa saad enda peale kulutada. Jah, okei, true, on ju, aga jällegi ma mõtlen, kui sul on lapsed, vaata. Nagu laps on teine asi. Siis on vaata ikkagi, et nagu, ma ei tea üldse, kuidas see asi toimib, kuidas ühine rahakott käib või mis loogika seal taga on. Aga lihtsalt ma kujutan, et türa ma tean, et mingid mehed hakkavad räigalt kommenteerima seal, mis mõttes te tahate ainult raha taga, ainult rikkad mehed ja vaesed mehed üldse ei kõlba. See on lihtsalt see kindlustunne. Jaa, nagu, sorry, aga ma ei taha nagu... ma ei tee lapsi ju inimesega, kes ei suuda provideida mulle turvalist kodu ja mu lapsele turvalist kodu. Nagu kui ma pean mõtlema, et kuidas ma selle lapse ära toidan või kuidas ma ta mingi trenni... See mingi extra stress for no reason. Trennid kinni maksan, et siis, ja kui mu mees ka ei suuda seda tagada, et no... Siis mis kasus? Aga siis on see, nagu naise lihtsalt psühholoogia toimib niimoodi, et siis sulle ei... Sul ei tekki seda tunnet, et sa tahad nagu lapse saada selle inimesega. Kohe, kui sul on see kindlus või siuke nagu... Sa võid isegi öelda hea suhe, vaata. Nagu turvatunne. Siis sa nagu tekib see tunne, et sa tahaksid lasta. Aga samas vahest mul siuke tunne, et inimesed saavad ka lapsi nagu valedel põhjustel või et mingid suhed päästa. Eks me oleme kõik näinud, kuidas see asi läheb. Lihtsalt üksikema asi tekib aina rohkem. Ma ei tea, miks nagu naised lasevad. See on sellepärast, et mehed tõmbavad enda Snapchati. Just täpselt. You never know what's going on nagu. Aga ma ei tea ja minust ma ütleks, et check the phone. On nagu on. Kas sa oled kunagi kellegi kutitelefoni vaadanud või? Ma olen ühe. Ma muidu tavaliselt ei ole siuke. Aga ma olen küll... Guilty. Nagu mul siuke tunne, et kui sa nagu ühe korra teed seda, siis sa jäädki nagu tegema. Siis sa vaatad, kurat nii lihtne, nagu võtab mingi paar minutit aega, tšekid kõik ära, vaata. Aga saad aru, sul jääb nagu, vaata, kui inimene teeb midagi, siis ta tahab seda reward tunnet. Et sa, kui sa midagi ei leia, siis sa... Ja siis kui midagi ei leia, siis sa nagu mingi, fuck, kuhu ta seal peitis. True. See on raske uskuda. Ma olen kui mina oma ex-kuti telefoni olen ikka vaadanud ja ma olen ikka iga kord leidnud. Iga kord leidsin. Aga see on ka samas halb. Aga samas iga kord, ega ma niisama ta telefoni kunagi ei vaadanud. Ma iga kord oli siuke tunne, et ma pean vaatama, et nagu midagi on ja iga kord oligi midagi. Ja siis ta oli mingit, miks sa üldse mu telefonis käid? Kalla, miks sa mind üldse praegu siin sõimad? Nagu see asi on stinus. Nagu miks sina? Ma ei tea, nii kurb. Nii et kui kellegi on veel mingi tore lugu, siis saatke meile. Ma olen mõelnud, et me võiks teha nagu kindlasti mingi lugude episood, aga mul siuke tunne, et me oleme nagu iga teine. Aga võib-olla, jah. Ma pigem me vist ei tee. Pigem mitte. Võib-olla praegu mitte. Ja, samas võib-olla kui inimesed ikkagi nagu saadavad meil nii palju, siis me nagu davai, jagame neid, sest need on nagu head. Me võime, kui te tahate ühte sellist, me teeme võib-olla mingi Instagrami polli kunagi selle kohta, et kui te päriselt tahate, siis me võime teha. Sest et mul on üks sõbranna story, mis on nagu väga-väga crazy ja ma kindlasti tahaks seda rääkida. Nii et... siis võib-olla ühe episoodi me teeme sellest ja kui teil on ka jagada midagi, siis te võite saata meile. Võib-olla me kirjutame siis enda mingid story'd ka ülesse. Ja siis et teeme sükse. Et enda story'd pluss siis sõbrannade ja teie. Näiteks. Aga ma arvan, et me teeme selle episoodi lõpu nüüd sellepärast, et ilm on nii kurb ja ma olen nii väsinud, kui te näete, siis ma ärgaksin reaalselt mingi
ma ei tea, 10 minutit enne, kui me hakkasime filmimast. ma veel ütlesin Janellale, et... Saad aru, kui ma kiirelt räägin seal lõppu, et kuna Pepi juures on siis mõis ja kuna siin on nagu all korrusel on toad, kus saab magada, siis seal ei ole levi. Seal on nagu 0 pulka ja eile õhtul lambist tuli üks sõnum läbi, kus sa kirjutasid kohtume siis kelliks. See lambist tuli ma nagu, oh my god, see oli mingi sain. Aga ma mõtlesin veel, kas sul jäi meelde, aga samas nagu ma tean, kus toas sa magad. Aga see üks sõnum tuli läbi ja ma tahtsin sulle vastata ja see mitte kunagi ei saatnud ära. Nii et... Ja aga ma ikkagi tärkasin, kuigi ma ei saanud aru, mis asi see mul heliseb kõrva ääres, aga... Ühesõnaga maal tuleb hea mõni. Ja tuleb küll, värske õhk väsitab ja samuti jaanipäev. Ja. Ma loodan kõikidel teistel oli ka tore jaanipäev. Ja, kindlalt. Nii palju, kui siit sai võtta nagu. Ja kui Pühajärvel käisid, siis kuidas oli? Mingi aasta vaata, me ei saati väga palju neid patsidest pilte. Ja kuidas see aasta patsidega oli? Let us know kommentaarides, et mitut patsi nägite. Ja. Okei, davai. Aga see you guys. See you. Bye, ciao.